Valmis jah? Ma ei tea, kellel ma seda ütlesin, aga vist endale pigem. Kas nüüd on esimene rehv või esimene? Kom on. Tere, mina olen Jaan-Erik ansamblist Kelly's Puzzle ja mina räägin teile täna, miks just minule Kelly's Puzzle'i muusika niivõrd meeldib. Tere, ma olen Mart, Kelly's Puzzle bassimängija ja ka transpordijuht võib siis öelda. Võib-olla see on lihtsalt sellepärast, et mul on suur auto, kus mahuvad kõik asjad ära. Ja sellega ongi minu poolt kõik. Tere, mina olen Henri ja mina mängin Kelly's Puzzle'is trumme. Mis on Kelly's Puzzle sinu jaoks? Kelly's Puzzle on minu jaoks bänd, kus ma mängin trumme. Mäletan seda, kui ma esimest korda kohtusin Kellyga, kusjuures siin samas kõrval maja hoovis läksime koos Jaaniga siis Rebaste sinna vastuvõtt või kuidas seda öelda. Toimus pidu ühikas. Läksime Jaaniga koos sinna, et vaadata uued näod üle ja siis kohtusime Kellyga. Teeme teada, et ta õpib muusikat ja tore laulab ja mängib kitarri, õpib pärimusmuusikat, enam vist mitte. Mardi Jaaniga ma nägin kohe esimesel päeval, kui ma olin ülikoolis. Kikut ma nägin kohe, kui ma kolisin Viljandisse. Me tutvusime küll varem, aga nagu kui me arvestame Viljandis elamise perioodi, siis kohe see hetk, kui ma astusin uksest välja, nagu autouksest. Kelly's Puzzle'is alguses ma mängisin üldsegi klahvpille, aga siis ma hakkasin trumme mängima. Oota, ma teen selle uuesti. Kelly's Puzzle'is alguses ma mängisin klahvpille, aga siis selgus, et ma mängin trumme paremini. Esiteks, ma ütlen seda, et Henri täiega valetas, sest et bändis Kelly's Puzzle olen ainult mina seni klahvi mänginud ja mina olin esimene klahvimängija bändis nimega Kelly's Puzzle. Ja Henri mängis selles teises bändis, see kus oli pool Kelly's Puzzle'i muusikat ja samad inimesed, aga bändi nimi oli hoopistki teine. Võt, see on minu põhiargument. Jah, meil oli enne seda üks teine bänd, kus olime me kõik peale Kiku, aga uue bändi idee tuli, see trigger oli kindlasti see sündmus, kus me läksime esinema nii-öelda eraüritusele ja meie trummar ei saanud tulla. Juhuste kokkulangevusel, nagu ikka teinekord juhtub, bookid ennast üle ja siis läheb nii nagu läheb. Tuli siuke idee, et äkki mina võiksin trumme mängida ja siis ma olin nagu miks mitte, sest et juhuslikult mul olid trummid kaasas, just kurat ma täpselt ei mäleta, kuidas see oli, aga... Ja siis nagu tuli välja, et neil ei ole ju klahvimängijat ja siis tuli meelde, et ma ju ka natukene oskan klahvi mängida. Ja siis tegelikult tuli Jaanil see idee, aga et äkki võikski nagu proovida sellise koosseisuga muusikat teha edasi. Ja mulle sobis see väga hästi, sest et üldiselt trummide taga ma tunnen ennast natukene kodusemalt kui klahvpillide taga võib-olla. Ja niimoodi siis sündiski uus ansambel. See oli nagu hea trigger, et me olime olukorras, kus me olime sunnitud kasutama teist trummarit siis Henri näol ja see toimis. Ja siis meil ei olnud enam nagu aega, meil ei olnud enam põhjust nagu kuidagi nagu edasi lükata seda mõtet või ignoreerida seda mõtet. Jaani idee küll, jah. Ja ainuke põhjus, miks ma võib-olla, see kõik tundus väga hea ja just see, et Henri trumme mängib ja Kiku klahvi, ma ei olnud ise endas kindel. Ikkagi see vastutus, et nüüd mul on minu muusikat mängiv bänd. See kuidagi hirmus tundus. Hernestest võib keegi teine rääkida. Ja siis ma tahtsin rääkida 100 hernest minu suus. Kiku, mitu hernest on suus on? Ja mitu neist nüüd alla läheb? Kõik. 100. See on lihtsalt nii naleks, kuidas sa ütled 100. Äkki see oli nagu test? 100 hernest. Ja et kui ma 100 hernest suhu mahutan, et siis ma saan bändi või? Jah, siis võid tulla mängima klahvi. Muidu võid.
oleks vist rohkem ka mahtunud. No eks saab proovida suvel, palju mahub uuesti. ma arvan, et mis mind kõige enam võlub Kelly kirjutatud loomingu juures on 2 asja. Esiteks Kelly oskus sõnu ritta panna. Ehk siis tema laulutekstid inspireerivad mind isiklikult ja ma arvan, et ka paljusid teisi. Et ise laulukirjutajana hindan väga tema oskust ja tema mahedat eesti keele kasutust. Kindlasti kuulake teinekord kontserditel ka tähelepanelikumalt just neid tekste. Ja ma arvan tegelikult, et ma hästi mõistan Kellu kirjutatud tekste, kui mitte kõige paremini siit bändist. Välja arvatud Kellu ise. Aga kuna ma tean hästi paljusid neid taustalugusid ja kus ja kellest ja miks, siis need on nagu alati hästi loogilised minu jaoks ja ei teki nagu küsimust. See hetk, kus ma toon uue loo bändi, on minu jaoks kõige raskem, sest et see on esimene kord, kus ma need mõtted või selle nagu loo või sündmuse avalikult välja ütlen. Ja see on minu jaoks kõige keerulisem, et leida see asi, et kas ma üldse olen valmis jagama mingit sellist endaga juhtunud asja või see ei pruugi isegi olla minuga juhtunud ja siis väga palju on ka sellest, kui on näiteks mingil inimesel on mingi iseloomujoon näiteks ja siis ma lihtsalt kujutan ette mingisuguseid sündmuseid selle ümber ja siis kuidas ma nüüd seletan inimestele, et jah, et see on nagu tõsi, aga samas see nagu ei ole tõsi. Et see on hästi raske minu jaoks kuidagi see jõud leida, et asjad esimest korda avalikuks teha nii-öelda. Mis veel tähtis point on, et Kellu tekstidega ma usun, et suhestuvad väga paljud inimesed siin maailmas. Kui mitte otseselt, siis kaudselt igaüks saab nagu välja noppida need ideed ja mõtteterad, mis on sinna sõnadesse pandud. Sest need on väga elulised. Sest et see inspiratsioon tuleb ikkagi ju elust. Mis mind veel kõidab ja miks mulle nii väga meeldib mängida selles bändis on see kooskõla ja see lugude sidumine ja erinevate pillide ja ideede sidumine just bändiruumis. Et Kelly ise on öelnud, et tema küll kirjutab selle nii-öelda skeleti valmis, kirjutab tekstid ja esialgse idee, aga see, kuidas mingi lugu jõuab köögi poolest inimeste ette publikus, siis selle jaoks teeb terve bänd ühiselt jõupingutusi. Et näha, kuidas mingi groove tekib trummi ja bassi vahel või et kuidas leida neid võimalikke variante 2 kitarri vahel ja see, olles ise kitarrist, väga mulle meeldib võib-olla vahel natukene torkida ja aidata ka Kellyt mingite akordide puhul ja tunnen ennast ka selle koha pealt üsna hästi. Ja üldse muusika loomusprotsess on väga põnev, kuidas ideedest saavad mingisugused terviklikud päris asjad. Kas ainult ütlesin midagi meaningful'i nagu? TP ongi nagu omaette story. Jaa, sest et ju meil kõigil on inimesi, kelle juurde me tahame minna tagasi ja kellele me tahame uuesti andestada ja selliseid krisse, keda me tahame tarbida ja siis me ei tea, mida teha.